ärge antuge üle, astuge üle. Palun, ärge astuge üle, teile antud volitus. Ei ole vaja rääkida. Miks te viite, ei ole midagi. Käed on selja taga, ma ei tee midagi. Asi ei olegi selle. See ei ole turvaline, ma tunnen ohtu. Jumal täna. Millistel alustel? Lõpetage ära! Naiste rahval. See olete. Möödunud kodanik. Teil ei ole õigust niimoodi käituda, noh. Karjuge, võtke distantsi. Kas see on ka keelatud või? Võib ikka räägime. Ärge karjuge teie, palun. Härrast saab rääkida. Härra, palun kuulake, te esitate vale väiteid. Lähme äkki sinna poole, ma ei kuule. Ma lihtsalt mul ühtegi sõnagi öelda, ma ei päänesite mu lihtsalt ära, ma ei midagi öelda. Ma isegi osuta vastupanu, aga te rakendate sunnimeetmeid ja te ei ole mulle põhjendanud, millistel alustel sunnimeetmeid rakendate ja ma kaeban teid kohtusse ja te maksate selle eest. Ja nüüd te lasite kõik lahti või? Kolmekesti lohistasite mu siiaväänest käed selja taha mitte ühtegi selgitust jagada, mis tassa. Räägime ühel ajal, ei hakka karjuma. Ma üritan, härra, teiega jah, ma üritasin seda teha. Nägite, seal pinna. Nüüd olen mina siin, ma ei näinud kellega ma räägin. Ma ütlesin, et ei ole mulle siiamaani selgitas mitte ühtegi seadusest, seaduse alust, mille alusel te isikusamasust üldse tuvastate praegu. Mul ei ole ka kohustus võtta vastasikutele dokumente ja te praegu väänasite ära tänaval suvaliselt mööda jalutav inimesed mitte ilma ühegi seadust kaotada ja ühegi avaliku korra rikkumisega. Nüüd te lasite mu lahti, ma meenutasin teile. Ei, ma ei ole kohustus teile dokumente. Ei, ma ei pea teile. Ma ei tea seda. Ei ole seadusega. Miks te mu taskut üle vaatate? Millistel alustel te tahtsite läbi otsida? Millistel alustel? Te pole mulle siiamaani selgitanud mitte ühtegi. Tõeliselt häbi. Ma ei varja mitte midagi, ma seisin tänaval, jalutasin mööda. Härrad, ma just diskussiooni peasin väänasma ära. Kas teil endal ei ole piinlik inimestena käituda niimoodi või? Sunnimeetmed, ebaseaduslik sunnimeetmed rakendamine. Kas te saate aru, mida te teete või? Täpsustage. Mida me teeme? Ma arvan, et te teate ise väga hästi. Mida me teeme? Mida me teeme siis teie arvates? Ma lihtsalt küsin. Kas teie arvates inimesena selle mundri maha võtma? Kas te inimesena arvate, et see on normaalne, mida te teete? Antud momendil oli vaja tuvastada tema isik. Mille alusel te tuvastate tema isikut? Mis ohtu ta kujutas teile? Ta seisis vestes teiega, see kõik on video peal. Tunnutusse, sündmusse, kas ta on tunnistaja, pealtnägija või mingisugune muu ohuallikas? Ohuallikas? Mida iganes? Ohuallikas kellele, millele? Kas või tervisele. Hetkel on pandeemia olukord, on nii? No nii. Kas või see? Mis ohtu tema sellest pandeemiast siis kujutas teile? Kõigepealt tahaks teada tema isikut. Kas ta on siin heatahtlikult või pahatahtlikult, kas ta on COVID-haige, kas ta on terve, mida iganes. Kõik jutud. See peab mingi nali. See ei ole mingi nali. See inimene pole mitte mingit pahatahtlikkust üles näitanud. Ta astus naisterahva kaitseks välja, kes on lastega siin. Ta võib seda teha, aga oma isikut tuleb ka tuvastada. Tuvastada last, ta ei lase seda. Ja just kui ta kujutab ohtu, ja ta ei kujutanud mitte mingit ohtu. Ei pea mingit ohtu olema. Ja tõsine julgeolekuoht. Te ütlesite just praegu, et ei pea mingit ohtu olema. Isiku tuvastamiseks ei pea ohtu olema. Aga hetkeolukorras võib ka isegi nii-öelda ohu teema pealt seda asja võtta. Ja muidugi. Vaadake veenvad juttu ja aegneks.